Elu lihtsalt on 2021 12.18. Kallis, ühel päeval leidsin endas naise, kelle kõige suurem hirm oli oma enese sees olevaid tundeid täielikult kogeda. Tunnete väljanäitamine ja teistega jagamine tõi temas üles lausa paanikahood. Kõige rohkem kartis ta aga seda, kuidas tema lähedased ta tunnetele reageerivad. Nemad olid näidanud talle pidevalt kehas olevate tugevate tunnete lubamatust, kohatust ja ebaõigsust. Ja nii ma siis rändasin ringi, algul kogetavaid tundeid eitades, siis neid küll tundes, kuid mitte alati kuulates, mitte väljendades ning vahel ikka maha surudes, kuid tasapisi hakkasin oma kehas olevaid kogemusi välja näitama. Kui ma neid endast tagasi hoitud tundeid ei olnud võimeline enam maha suruma, siis need aeg-ajalt lihtsalt purskusid minust välja, sest eluenergia tahtis minust vabalt läbi voolata. Elu tahe end läbi minu väljendada oli kohe nii suur, et enam ei saanud teda kuulamata jätta, sest elu mitte kuulata oli valus, see lämmatas. Ja nii ma siis hakkasin elukutset kuulama, vaadates seda arvatavat hirmutavat koledust, mis minus pidi peituma. Algul vaikselt omaette pimedas end kogedes, kehas tundeid tundes, siis neid väljendades ja taas tagasi põrgates, sest püüdlused end väljendada olid arglikud. Nii oli ka maailm mu ümber arglik. Arvasin ju ikka veel, et mu tunded on valed, häbi oli. Aga avastatud ja lubatud tunded ei kadunud enam ära. Ja nii ma loobusin võitlemast, nii ma loobusin neid maha surumast või eitamast. Tõsi, vahel on ikka veel piinlik, et minu sees olev elutahe ja armastus on nii suureks kasvanud. Ja nüüd peatun veel ja hingan. Tunnen piinlikkust. Elu tõuseb mu näkku ja ma punastan. Luban õlad vabaks ja tunnen liikumist varvastes, jalad aldades, säärtes, emakas ja munasarjades. Hakkan taas sügavamalt hingama. Korraks keerab miski mu kõhus, rinnas pitsitab, kurku tõuseb klomp. Püüan neeletada, kuid siis hoopis sülitan ning lõdvestan näolihased. Naeratan. Ma olen häbenenud enese sees olevat elu ja armastust. Ja nii ma siis hakkasin iga meele ja mõistuse jaoks lubamatu tunde kerkides seda lubama. Lihtsalt olin sellega ja selle sees. Olin ja vaatasin, millega tegu ja kogesin, mis tunne see on. Ja kallis, elu ise on minu sees kasvamas, sest ma ei suru enam arusaamatust maha. Ma lihtsalt ei saa endas olevat peatada, isegi kui ikka veel vahel häbi kerkib, siis armastus võtab üle ja ma annan aega endas armastusel kasvada. Mäletan ka, et pakkusin kunagi enda sees üha kasvavat armastust sõbrale, kuid ta ei võtnud seda vastu. Ta ütles, et mingu marineerigu ma omas mahlas. No ja nii ma siis tegin. Olen juba mitu head aastat marineerinud üha kasvavas armastuses, sest ma ei saanud seda ära anda. Ja teate mis? See on kõige armastavam tegu üleüldse, mida olen kogenud, sest see, mis kogu olnud aja on minu sees toimunud, toidab nii mind ennast kui läbi minu ka ümbritsevat. Jah, see oli see, mida tol hetkel kõige enam vajasin. Seesama armastus toidab mind aina tugevamalt ja seda pole enam võimalik tagasi hoida.
Ja kes mind tunneb, see teab, et kuna mu meel on kuulnud ja rääkinud sünnist saati lugu, et kehas tunnete tundmine pole lubatud, et vastamata armastust ei tohi üleüldse kogeda ja et tundeid väljendada on kohatu, eriti neid, mida vastu ei võeta, siis ma ikka veel vahel häbenen oma enese sees olevat eluarmastust, mis on end nüüd mu raamatutesse pressinud, jah, just pressinud end välja otse hingepõhjast läbi südamehaavade ja läbi kaitsemüüride. Ja kallis, neil hetkedel ma võpatan taas, sest see, mis läbi minu on voolamas, on äge, on sügav, on hinge puudutav, sest iga kord, kui läbi iseenda tulnud tekste laulan või loen, olen taas armumas. Vahel ma ikka veel ehmatan ja kohtun taas hirmuga, et ehk pole mu tunne, mis kogu mu keha on endasse haaranud õige, aga kogemus on nii võimas ja siinkohal meel takerdub taas, sest armastus on murdnud end mõistuse lugudest läbi, sest kallis armastus lihtsalt on. Algul kõigele vaatamata, siis kõigele vaadates, kui iseenese armastuses mõnuga marineerida, siis saab aja jooksul kõigest olevast armastus ja elu lihtsalt on. Kes olen mina, et meist suurema voolamist läbi enda takistada?